Nii, tervist, siin austusväärse kogukonna ees on väga erutav esineda, nii et jalg võtab värisema ja lugupeetud kaasdiskuteerijad samuti. Suur tänu tulemast. Uued tuuled on oma sotsiaalprogrammi pidanud väga tähtsaks ning ka nende programmis on sellest üsna põhjalikult ja pikalt kirjutatud. Ja me jagaksime selle sellisesse 4-5 põhipunkti järgmiselt. Esiteks lapsed, lapsehoid, lasteaiakohad või siis niinimetatud mudilastoetus. See on see, mis vajab lahendamist ja seda ei saa tõepoolest uisapäisa teha, nagu ka siin jutuks on olnud, et see peab olema majanduslikult põhjendatud, kas on see toetuse näol, kas see on juba jutuks olnud moodul, mobiilsete moodul lasteaedade näol, aga see lastehoid peaks olema perekonnale sobivalt lahendatud ja võimalikult talle kättesaadavas kohas. Noored, noorte vaba aja kasutamine ehk siis vaba aja keskused, kus noored saavad oma aega veeta, eriti just talvisel ajal katuse all ja spordiplatsid suvisel ajal. Ja siin me näeme sellist ühinemise kohta pensionäridega või siis täiskasvanud inimestega, kes nendes noortekeskustes ühiskondlikul alusel, vabatahtlikkuse alusel jagaksid oma elukogemust, juhendaksid noorteringe teemadel, mis noortele huvi pakuvad. Ja vallavõim peaks olema siin aktiivne ja otsima neid täiendavaid toetusi selleks. Kolmas, pensionärid. Pensionäridest oli natukene juba juttu, aga oluline on see, et see, mida praegune vallavõim pensionäride toetuseks ja nende nii-öelda tähtsuse rõhutamiseks ja tunnustamiseks teinud on, see peaks kõik sellises mahus jääma, juhul kui see on põhjendatud. Siis abivajajad, kes majanduslikel põhjustel seda vajavad, kellel on palju lapsi või kes on elule kuidagi nagu jalgu jäänud. Vallavõimu esindajate kaudu ametisse võetud sotsiaaltöötajad peavad olema näoga pööratud need abivajajate poole ja sellisel kombel, et nemad on abivajajate tarbeks. See tähendab seda, see tähendab aktiivset suhtumist abivajajatesse, see tähendab kõigi võimalike toetuste toomine neile, nende nõustamine kõigis vajalikes küsimustes. Teenused. On juttu olnud kohaliku rahvaga seda, et ei ole piisavalt arstiabi kättesaadav, ei ole apteegivõrku kättesaadav. Nii et need teenused kas tuua koha peale või viia need teenuse tarbijad sinna, kus nad olemas on.